Täna jõudis Paldiskisse parvlaeva Estonia vööriramp, mille uurimismeeskond ööl vastu tänast merepõhjast üles tõi. Maa peal jätkub rambi uurimine, et Estonia uppumisloos lõpuks selgust tuua. Nii tõsteti Paldiski Lõunasadamas laevalt maa peale merepõhjast toodud parvlaeva Estonia vööriramp. Kuigi mereuuringud sellega lõppesid, uuritakse maa peal rampi edasi, ütles Ohutusjuurdluse Keskuse projekti juhtiv ekspert. Kõigepealt dokumenteerime rambi praeguse seisukorra ja siis võtame vajalikke proove vigastuste juurest. Üks asi kindlasti, millele me vastuse proovime anda, on see, et kuidas ramp laeva kere küljest pärast põhjavajumist siis ära kukkus, mis sai teatavaks siis 2021. aastal, et see on uus asjaolu. Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja sõnas, et jäi kokkuvõttes kogu operatsiooniga rahule. Rambi merepõhjast ülestõstmine võttis aga oodatust ligi ööpäeva rohkem aega. Põhjalikumalt uurimisel selgus, et ramp on väga tugevalt kinni merepõhjas. Seal oli tekkinud selline liivamuda kivistis, mitte päris tugev kivi, aga kivistus, mis hoidis rampi päris tugevalt merepõhjas. Nüüd on otsasõnul veel üks eesmärk koostada täpne digitaalne mudel Estonia hukkumisest. Alates sellest, kui tugevad lained hakkasid peksma vastu Estonia visiiri, kuidas visiir ära tuli, kuidas ramp ära tuli, kuidas Estonia uppus. Vaatlejana laeval kaasas olnud Estonia hukust pääsenud Ants Madar sõnas, et uuringust osasaamine tõi talle selgust ja rahu. See uurimine hajutas igasugused kahtlused. Tõelised spetsialistid, kes teevad oma tööd väga täpselt ja väga hästi. Ja igasuguste vandenõuteooriatele ei jää enam aega. Estonia rambi hoiustamiseks otsib sobiva asukoha Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Esialgu jääb see Raasiku vallas asuvasse laohoonesse. Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Märt Ots on meil nüüd ka stuudios. Tere õhtust! Tere õhtust! No, kas te usute, et nüüd me saame siis lõplikud vastused, mis veenavad ka viimseidki vandenõuteoreetikuid? No ma väga loodan seda, sellepärast, et mereuuringud läksid ju edukalt ja kui me nüüd pöörame aega tagasi, siis ju tänased uuringud algasid sellepärast, et 2020 leiti, et Estonia pardas on suur auk ja seda auku tuli nüüd põhjalikult uurida. Me saime selle augu juures metalli väljalõike, meil õnnestus isegi robotiga sõita Estonia vraki sisse, väljaspoolt kõiki neid kohti seal põhjalikult vaadata, filmida. Ma loodan, et me saame vähemalt sellele nüüd kindla vastuse ja kuna meil on ka muid asitõendeid, siis ma tõesti loodan, et me saame anda lõplikult täpsed vastused hukkumise kohta. Loomulikult lõppraport veel valmib, aga kas praegu saab juba midagi kindlat väita või midagi välistada, näiteks nii-öelda need ufod ja allveelaevad ja kõik muu sellise? No ütleks niimoodi, et nii palju kui me nüüd käisime meremissioonil, siis ma võin küll öelda, et me ei leidnud ühtegi tõendit, mis ütleks, et ametlik raport oleks vale. Me ei leidnud seal näiteks lõhkeainejälgi, mis on kas või selline väga selge tõend on see, et kui meil õnnestus väljaspoolt sõita autotekile, vaadata just selle augu juurest, kuidas näiteks last paikneb, kuidas autod paiknevad, kuidas on muu olukord. Me küll ei näinud seal mingit lõhkeaine jälgi, me ei näinud ka, et oleks mingisugune muu objekt sinna sisse sõitud, nii et selles suhtes ma arvan, et tänase teadmise juures küll ei oska mitte midagi juurde öelda. Millal teie lõppraport valmib ja eeldatavasti siis kinnitab senist teooriat? Ja me tahame lõppraporti, ütleks nii, et teha põhjalikult ja pigem võib-olla võtta natukene rohkem aega kui kiirustada. Meil on kavas järgmisel aastal teha laeva digitaalne mudeldamine, et siis täpselt digitaalselt välja arvutada, kuidas laeva uppumine toimis. Ja ma arvan, et see peaks tõesti tänase arvutustehnoloogia juures väga täpsed vastused anda. Aga siis mitte enne järgmist aastat või ülejärgmist aastat? Ma loodan, et me saaksime selle digitaalse mudeli valmis järgmise aasta jooksul ja lõppraport, ma julgeks küll lubada enne järgmise aasta lõppu, enne 2025. aastat ta ei valmi. Üles tõstetud vööriramp kindlasti omab paljudele emotsionaalselt suurt tähendust ja võib-olla ka mingisuguseid veel nüansse tuleb siia juurde, kuidas inimesed sellesse nüüd suhestuvad. Mis sellega edasi peaks tegema? Kas
paneme muuseumisse, viime Eesti tuurile või paneme kuskile lihtsalt ära? Noh, mina annaksin ta Meremuuseumile. Loomulikult see on valitsuse otsustada, kuna ka Meremuuseum on ju tegelikult valitsuse asutus või ütleme niimoodi, et valitsuse poolt finantseeritav asutus. Loomulikult siis see sõltub nendest, mis nad tahavad rambiga teha. Kui küsida täna minu isiklikku seisukohta, siis jah, 30 aastat on möödas, aga see õnnetus on ikkagi veel liiga värske ja liiga kurb sündmus väga paljudele inimestele, et mina seda veel muuseumi eksponaadiks ei soovitaks täna panna. Märt Ots, aitäh nende kommentaaride eest. Aitäh teile.